Ämari sõjaväelinnakus oli ülev ja samas nukker päev, kui saadeti reservi eelmise aasta juulis ja oktoobris toetuse väejuhatuse logistikapataljonis ajateenistust alustanud sõdurid. Ühes sellega jätab logistikapataljon hüvasti Ämari linnakuga, andes selle üle küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljonile. Logistikapataljon kolib Paldiski linnakusse. Need viimased aastad Ämari linnakus on olnud ühe sõjaväelise üksuse jaoks kahtlemata head. Siinne taristu, võimalus meie inimeste ja tehnika paigutamiseks hästi ja toimivalt on olnud need tugevused, mis Ämari linnakusse meist maha jäävad. Staabi- ja sidepataljoni ülemale jääb maha toimiv ja külluslik linnak. Staabi- ja sidepataljoni ülem ütles naljatledes ka rivistusele, et hommikune varem ärkamine võib talle olla probleem, kuid see, milliselt paraneb sideväelaste sõjaline võimekus, kaalub kõik üles. Samuti saab pataljon nüüd võtta rohkem ajateenijaid. Kolimine tähendab seda, et me saame välja kitsikusest ja me saame suurendada oma sõjaüksuse väljaõpet ja seda, et siin on kõik väljaõppealad käe-jala ulatuses, ei pea sõitma Tallinna kesklinnast kuhugi linnast välja ja kulutama selleks aega. Kui meil tavaliselt on suve võtmine olnud 160-150 sõdurit, siis see aasta tuleb meil juba 220. Sõjaväelogistikute ümberpaiknemine Paldiski linnakusse saab plaanide kohaselt lõpetatud juunikuu jooksul. Staabi- ja sidepataljon lõpetab kolimise juuli keskpaigaks.